Tere! Minu nimi on Dagmar ja täna me räägime kassidest. Ehk siis loengu fookuseks on kasside põhivajadused, mida peaks teadma enne kassi või kasside adopteerimist ja tegelikult üldse nendega suhtlemisel. Kõigepealt natukene endast. Ma olen varajasest lapsepõlvest saadik loomadega suhelnud ja erilist sidet olen alati tundnud kassidega. Ma olin kusagil 14-aastane, kui minuni jõudis üks kass, kellel ei olnud veel silmi peas. Ta oli väga sellises hädises olukorras ja ma otsustasin ta adopteerida ja luiditasin, potitasin, vahetasin mähkmeid, ema aitas, sest ma käisin ju koolis. Ja kass, kelle nimeks sai Mimmi, elas üle 17 aasta vanuseks. Ma olen tegelenud vabatahtlikuna mitmetes varjupaikades. Mitmeid aastaid tegelesin kassidega kassiabis ja nüüd olen Kelmiküla kassijaama vabatahtlik. Eelmisel aastal ma adopteerisin Kelmiküla kassijaamast sellise toreda kassi nimega Pantrik, nüüdse nimega härra Pantrik, kes on igatepidi eriline kass, mitte nüüd sellepärast, et ta tuleb varjupaigast, vaid juba sellepärast, et ta on sündinud juunis 2012, mis tähendab seda, et ta saab varsti 8-aastaseks, aga tal ei ole kunagi oma kodu olnud. Nii et meie ühine kodu praegu on tema esimene kodu, mis tähendab seda, et tal on väga palju üllatusi, üleelamisi, ootamatusi, rõõmsaid, võib-olla ja tõenäoliselt ka mitte nii positiivseid kogemusi. Ehk siis ta on pidanud õppima paindlikkust. Me oleme õppinud koos, et näiteks, et teatud helisid ei ole vaja enam karta ja kõike seda, mida ta oleks pidanud tegelikult õppima juba väikese kassina, väikese kassipojana, aga endise varjupaiga kassina tal lihtsalt ei olnud seda võimalust. Ja siis tähendab seda, et ma olen tegelenud tema nii sotsialiseerimisega, olen tema terapeut nii tema füüsilisel kohandumisel kui ka siis vaimsel kohandumisel. Ja tal ei ole kunagi inimesed väga meeldinud, mis tähendab ka seda, et me oleme õppinud seda, et kõik inimesed ei ole mitte halvad ja paiseid võib, kui kass tahab. Ehk siis, ja talle väga meeldivad tegelikult nüüd paid, nii et ta on tihtipeale mul massaaži järjekorras. Ja lisaks sellele, et kassid on mind õpetanud, olen osalenud erinevatel koolitustel, webinaridel, lugenud raamatuid ja ma olen õppinud ka loomamassaaži. Nii, tänase loengu ajal ma räägin lühidalt loomade üldvajadustest, räägin sellest, millised on kassid, kuidas kasse kohelda, kasside tervislik toitumine on väga oluline, nende heaolu edendamine ja millele peaks mõtlema ja üldse mida tegema enne kassi või siis kasside adopteerimist. Lemmikloomade ehk siis mitte inimesest persoonide üldvajadustest nii palju, et loomad on tundevõimelised teadvusega indiviidid.
loomad tunnevad valu, kurbust, rõõmu, eemale tõrjutust. Ja loomad ei ole asjad. Nendel on olemas täiendavad õigused, mida asjadel ei ole, näiteks õigus saada sobivas koguses sööki ja jooki, saada sobivat hooldust, sobivat ruumi ning muud terviseks ja heaoluks vajalikku. Ja loomadel on siis füüsilised, emotsionaalsed ja füsioloogilised vajadused ning loomaga koos elavatel inimestel on kohustus neid vajadusi rahuldada. Ma teadlikult kasutan sõna adopteerimine. Ma teen teadlikult vahet loomapidamisel ja looma adopteerimisel. Kui inimene rahuldab lemmiklooma pidades eelkõige oma vajadusi ja suurendab nende abil oma heaolu ja inimene eeldab, et tema suhetes loomadega on kõik korras, kui ta ennast ise hästi tunneb, siis looma adopteerimisel on eesmärgiks looma heaolu suurendamine. Üldnõuded loomade pidamisele on kehtestatud loomakaitseseaduses. Looma eest hoolitseja peab võimaldama loomale vastavalt loomaliigile ja eale kohases koguses sööta ja joogivett, sobivat hooldust, sobivat mikrokliimat ning ka ruumi või ehitise, mis rahuldab liigile iseloomulikku liikumisvajadust ning muu looma terviseks ja heaoluks vajalikku. Ja loomapidamisel on keelatud kasutada vahendeid või seadmeid, mis võivad looma vigastada. Näiteks loomapidajal peavad olema looma tervise ja heaolu tagamiseks vajalikud teadmised looma anatoomiast ja füsioloogiast ja loomaliigile omastest käitumisharjumustest ning ka loomakaitsenõuetest. Ja määrus on siis kohustuslikuks täitmiseks kõigile, et sealhulgas ka siis kauplused ja varjupaigad. Näiteks kassi puhul peab ruumis või ehitises olema kassile sobiv varustus küünte teritamiseks, see on tema jaoks väga oluline, ja liivakass peab olema väljaehitete jaoks ja toas või muus suures ruumis peab ruumi pindala kassi kohta olema vähemalt 1 ruutmeeter, kusjuures ruumi kogu pindala peab olema vähemalt 5 ruutmeetrit. Nüüd lemmiklooma eelkõige kassi ja koera pidamisel või siis adopteerimisel on oluline järgida kohaliku omavalitsuse kehtestatud kasside ja koerte pidamise eeskirja. Nimetatud eeskiri küll kordab osaliselt loomakaitsealastes õigusaktides sätestatud, kuid reguleerib ka koera ja kassi pidamise korda suhetes kaaskodanikega ning avalikus kohas viibimisega. Nii on eeskirjades kehtestatud reeglid, mis siis puudutavad loomapidamisel kaaskodanike turvalisust ja heakorda. Kui nüüd küsida, millised on kassid, seda peab teadma, ehk siis millised on kassid, sest nad on erinevad, kõik liigid on erinevad, nendel on omad omapärad. Ja see on oluline, et me teaksime, mida nendelt oodata. Et mida nad võivad teha, mida nad ei tee kunagi ja nii edasi. Ehk siis mida vähem teame me kassidest kui kassidest ja mida vähem võtame kasside liigiomaseid ja personaalseid vajadusi arvesse nii nendega suheldes kui siis kassi valides, seda tõenäolisem on, et kassil tekivad käitumisprobleemid. Ja mitte ainult see, et millised on kassid, vaid eelkõige võiks mõelda ka selle peale, et millised on kasslased. Ehk siis nendel on mingid omad sellised nagu ühisosad. Ehk siis, kui ma näitan sellist toredat pilti, siis nagu te näete, et juba see keha hoiak ja keha liigutused on paljuski sarnased. Et siin on siis kasslaste perekonna esindajad. Nüüd kodukass on väikseim ja inimeste suhtes kõige sõbralikum.
sellest suurest perest, mida ma siin näitasin, kuhu siis kuuluvad näiteks lõvid, tiigrid, ilvesed ja leopardid. Ja enamik kasslaste sugukonna liikmeid on üksiklased, välja arvatud lõvid, kes elavad karjana, ning gepardid ja puumad, kes mõnikord kütivad paarikaupa. Kuigi inimeste läheduses elamine on kodukasside käitumist kohandanud ja muutnud, siis ka kassid ei ole harjunud elama karjas, seetõttu on nad vähem altid omandama kuulekat käitumisviisi. Kassid on iseseisvad ja uhked loomad ja seda peab teadma ja seda peab ka arvesse võtma. Kuigi koduta kassid võivad moodustada suuri kolooniaid, aga see ei tule mitte sellest, et neile see väga meeldib, vaid sellepärast, et nad kolooniana saavad tänaval paremini hakkama. Et nad jäävad ellu, et see tuleb ellujäämisinstinctist. Nüüd, kasse on erinevaid, kui me räägime kodukassidest. On arglikke kasse, on julgeid kasse. Arglikud kassid on üldjuhul aeglasemad ja vaiksemad. Julged kassid on tavaliselt kergesti erutuvad ja kiired. Osa kasse vajab aega sinuga, sinu hääle ja lõhnaga harjumiseks. Osa kasse vajab selleks väga palju aega. Võib võtta ka kuu, 2-3 enne kui varjupaigast adopteeritud kass näitab välja oma kehakeele ja tegevusega, et ta aktsepteerib sind või siis, et sa lausa meeldid talle. Ja kui sa mõtled kassi adopteerimisele, et siis peaks kassi ennast näitama, temaga suhtlema ja mitte ainult üks kord, vaid mitu korda. Ja siin ma pean silmas seda, et kui varjupaika, et ma ei soovita lihtsalt pildi järgi valida kass välja ja öelda, et jah, seda kassi ma tahan, või siis, et minna varjupaika, natukene tutvuda nende kassidega seal ja öelda, et jah, selle kassi ma võtan. Sest mida rohkem selle kassiga suhelda, seda paremini saad sa aru, kas see on ikkagi sinu kass, kas ta sobib sulle nii iseloomu kui eluviisi kui kõikide muude parameetrite aluseks siis võttes. Kui kass ei taha suhelda, siis see võib tähendada mitut asja. See võib tähendada seda, et kass vajab aega ja nagu ma ütlesin, ta võib vajada mitu kuud. Teiseks, see võib tähendada seda, et tal on mingid tervisemured ja see on ja see nüüd ei otseselt ei puutu sellesse, et sellest nagu nii-öelda valimisprotsessi või sellest tutvumisprotsessis, vaid nagu üleüldiselt, et ka siis, kui kass ei taha suhelda, et siis tal võib mingi terviseprobleem olla. Või siis, et see kass ei ole nii nimetatud sinu kass. Ja oluline on meeles pidada, et see on nii, et kass valib oma inimese ja mitte vastupidi. Ja kui kass ei ole sind valinud, siis sellest kooselust ei tule mitte midagi head. Ja ma olen näinud piisavalt palju selliseid depressiivseid murtud kasse, kes on valitud lihtsalt sellepärast, et näiteks tuli varjupaika üks naine, kes soovis valget kassi, kuna tema diivan ja mööbel ja ütleme siis elamine on valge ja et see sobiks nii hästi, see tonaalsus läks väga hästi kokku ja ta soovis valget kassi ja talle anti see valge kass. See oli aastaid tagasi ja
ja nädala pärast ta võttis ühendusvarjupaigaga, õnneks ta võttis, ta lihtsalt ei visanud seda kassi tänavale või ei andnud seda kellelegi lihtsalt edasi, vaid ta võttis varjupaigaga ühendust ja ütles, et see kass talle ei sobi, kuna nädal aega juba on ja kass ei tule diivani tagant välja ja temale see ei sobi ja tema tahaks, et see kass tuleks välja ja oleks selline normaalne kass ja et nad saaksid koos telekat vaadata ja muud sellist nagu, mida eeldatakse ja oodatakse siis kassilt. Ja siis kass tuli varjupaika tagasi, ta süda oli murtud, ta oli depressioonis, tekkisid käitumisprobleemid, ta ei tahtnud suhelda ei inimestega, ei kassidega. Ja ma nägin väga palju vaeva koos teiste vabatahtlikega, et ta elu isu turgutada, et ta elule tagasi saada. Ja see õnnestus, aga ei ole vaja, üks selline kass on ka juba liiga palju. Et selliseid murtud kasse ei tahaks näha. Nüüd, millised siis need toredad imelised kodukassid on? Üks faktor, mis teeb kodukassist sellise kassi, kes ta on pärilikkus, geneetika ja keskkond. Ja arvatakse, et näiteks temperament on päritav, et kassi iseloomus üldjuhul domineerivad isajooned ja leitud on ka seda, et kui isane kassibeebi paikneb oma emakõhus 2 emase kassibeebi vahel, siis sündides on ta rahulikuma iseloomuga. Seda on lihtsalt huvitav teada. Ja keskkond on väga oluline faktor, mitte ainult kassi beebi eas ja lapse eas, kui ka nagu üleüldiselt. Aga kui me räägime, et milliseks kass kujuneb oma elu jooksul, siis loomulikult kõige olulisem on see algus. Ehk siis näiteks, kui ema on närviline beebisid oodates ja neid esimestel nädalatega kasvatades, siis ka tema järeltulijad kasvavad närvilisematena. Ehk siis, kui ta on hirmul, kui ta muretseb pidevalt, kus süüa saada, mida need inimesed jälle teevad, mis tavaliselt siis on just tänavakasside puhul. Ja seetõttu sellised keerulisemad indiviidid jõuavadki ju varjupaikadesse, kellega siis peab tegelema ja keda peab sotsialiseerima. Kass on territoriaalne loom. Talle on oma territoorium ja oma ruum ülioluline ja kassidel on vaja ala, mida nad saavad omaks pidada. See ei pea olema 10 ruutmeetreid, aga tal on seda ruumi vaja. Isegi siis, kui kõige paremad sellised kohad on ka kõrgemal, et kuhu ta saab kiiresti minna, joosta, peituda ja võib-olla isegi sina ei ulata sinna, et siis ongi see kõige turvalisem koht üldse. Kassid on puhtad, näiteks kui tualett on must, võib ta pissid ka kinni hoida, minnes oma tualetti viimasel minutil ja see võib ju tunduda, et mis sellest siis on, aga see võib tekitada uriiniteede põletikku näiteks. Ehk siis peaks ka väga jälgima mitte ainult seda, et kui tihti kass pissib, vaid ka seda, et kui puhas või siis must see tualett on. Ja tualeti puhul on see, et mitte ainult siis seda kas siis liiva või mingeid neid muid graanuleid ei peaks lihtsalt puhastama, võttes sealt siis need väljaheited välja, vaid ka see, et seda tualetti oleks vaja ka korralikult pesta.
ja kui seal on mingid lõhnad, et siis võib-olla ka seda lõhna eemaldajat kasutada. Et ma ise puhastan pantrikul tualetti mitu korda päevas, keskmiselt soovitatakse puhastada 2 korda päevas, mina teen seda tihedamini üldjuhul, niipea kui ma näen, et selleks on vajadus. Ja siis on ka see, et tualetti ma pesen niimoodi üldpuhastus teen kord nädalas. Et siis on kõik õnnelikumad ja tervemad. Kassid on väga tundlikud, sealhulgas nendel on ülitundlik nina, ehk siis nendel on väga, väga hea haistmine. Ja seda peaks ka silmas pidama, et näiteks et näiteks ei kasuta, kui kassil on mingid pleedid, mingid padjad, et seal ei kasuta, kui neid pesta, siis ei kasuta keemilisi pesuvahendeid, kui ei ole teatud põhjusel vaja. Et lõhnatu on väga hea, aga ka sobivad sellised pehmemad lõhnad ja eriti hea on sellised looduslikumad pesemisvahendid. Et siis see lihtsalt võib häirima jääda. Ja mina isiklikult saan kassidest väga hästi aru, sellepärast et minul on ka ülitundlik nina, nii et kui ma tunnen väga, väga hästi ära, kui midagi on minu jaoks valesti, nii et põhimõtteliselt see võib ka tekitada mingeid selliseid nagu allergeene hingamisteedes näiteks, et seda peaks ikkagi vaatama. Huvitav on teada seda, et kasside ninal on iseloomulik ja ainulaadne muster, et samamoodi nagu inimesel on need sõrmejäljed, et ei ole selliseid korduvaid mustreid. Nüüd kassid näevad väga hästi ja kasside nägemisvõimet peetakse üheks loodusimeks ja nad näevad ka väga hästi pimedas. Nüüd kassi arenenuim meel on kuulmine. Kass kuuleb 4 korda paremini kui inimene, mis tähendab seda, et terve kass on üks loodusime. Ja kui seda teada, et ta kuuleb väga hästi, siis see on selline loogiline selgitus ja ka põhjus, miks kassidele ei meeldi sellised valjud hääled, kui inimesed väga, väga selliste kilevate hääled kasutavad selliseid kilejaid hääletoone, räägivad väga kõvasti, karjuvad, kui televiisor on väga vali, muusikat kuulatakse väga valjult, kõik sellised asjad, pekstakse ustega, mis iganes. Et see lihtsalt teeb füüsilist valu kassile ja see häirib teda. Ja sellega peab lihtsalt arvestama, et teatud asju kas siis ei tehta, kui kass saabub majja, või siis ei adopteerita kassi. Et see lihtsalt on nii. Ja see peaks nii olema tegelikult. Et ma tean, et teatud juhtudel paljuski seda ei ole, aga see peaks nii olema, et lihtsalt ei saa olla nii, et kass tuleb majja ja kass peab ainukesena kohanduma inimese järele või siis ootustele vastama või mis iganes, et see päris nii ei ole, et see peaks olema ikkagi sümbioosis, et mõlemad painduvad. Või siis ütleme, kui inimesi on rohkem kui üks, siis kõik painduvad ja võtavad arvesse seda, et kass on teistmoodi, kass võib kuulda teistmoodi, kass võib haista teistmoodi, kõik sellised asjad. Kassid eelistavad stabiilsust.
näiteks reisimine võib põhjustada stressi ja kõikidele kassidele ei hakkagi reisimine ühest kohast teise minek, ütleme suvel suvemajja minek üldse ei hakka kunagi meeldima. Ja seda peab arvestama, et kui mingid asjad ikkagi kassile valmistavad stressi, mis võivad tekitada tal lausa püsivaid tervisekahjustusi, siis läheb kass koju, kui teie lähete suvemajja. Et siis lihtsalt peab mõtlema ka selle peale, et kui ma adopteerin kassi, milline on minu elustiil, millal ma reisin, kus ma reisin, kui kauaks ma ära lähen, kas ma lähen ainult suvel ära, kui kauaks ma ära lähen ja mis siis saab, ehk siis kas sa võtad kassi kaasa, mis üldjuhul ei ole hea variant. Kui kass jääb koju, siis mis temast saab? Et tihtipeale see, kui kass jääb koju ja kui ta on väga sotsiaalne kass ja ta jääb sinna koju ja keegi käib lihtsalt kord päevas teda vaatama, siis ja niimoodi mitu kuud näiteks järjest, siis see ei ole tegelikult lahendus. Ja üldjuhul kasside puhul on see, et mitte sa ei vii kassi loomahotelli näiteks või siis hoiukoju inimese juurde, vaid siis ikkagi kõige parem on see, kui ta on omas kodus. Uni on kassidele väga tähtis ja kassil peab laskma segamatult magada. Kassid võivad magada tundide viisi ja siin peab nüüd jälgima seda, et kui kas see on tema loomulik elustiil, mis oli ka enne koju tulekut, või siis ütleme, et varjupaigas oli kass väga sotsiaalne loom, kõndis ringi, hüppas ja siis, kui ta koju tuli, siis ta muutus selliseks apaatsemaks ja nüüd magab. Ehk siis, kuigi jah, nagu ma ütlesin, uni on kassidele väga tähtis, siis kui kass ainult magab, siis see võib tähendada seda, et ta on depressioonis ja tal on mingid terviseprobleemid. Kas siis vaimne või füüsiline teema. Ja lihtsalt peab jälgima neid imelisi kasse. Nüüd, kassid on uudishimulikud ja see tähendab seda, et nad võivad kergesti sattuda ohtlikesse olukordadesse. Esimene asi, mis mul siin tuleb meelde, suvi ka tulemas, on siis need need tuulutusavad. Iga kevad, iga suvi paraku jäävad sinna paljud kassid kinni, saavad vigastusi ja ka surevad selle tagajärjel. Ja see on ka üks põhjus, miks lihtsalt on nii, et neid tuulutusavasid ja ütleme need võredette ja muud sellist, et isegi siis, kui sa ütled, et ta aasta otsa ei ole tundnud huvi selle vastu, see ei tähenda seda, et ühel hetkel ta ei tunne selle vastu huvi. Et kassid on lihtsalt väga uudishimulikud ja nii on. Kassid on väga õrnad kassipoed iseäranis ja nad võivad väga kergesti viga saada ja väga oluline on vaadata, et kui sa istud, et näiteks tugitooli katte all, kuhu tihtipeale nii kassid kui ka siis kassipojad kui ka täiskasvanud kassid poevad, et teda ei oleks seal, et sa istuks talle peale, sest see võib väga halvasti lõppeda.
kui kass hõõrub end sinu vastu, kas siis jalgade või siis põse vastu, siis ta üldjuhul ütleb seda, et sa meeldid mulle, sa oled minu perekonnas. Et see on üks selline kehakeele ja tegevuse element, mille kaudu ta siis väljendab oma sümpaatiat. Ja minu jaoks on võib-olla ka üks põhjus, miks siis mulle kassid nii väga meeldivad, on siis see, et kass ei püüagi inimesele meeldida. Et kui võib küsimuse hõigata välja, et kas kass võiks olla sinu lemmik, siis mina lausa pööraks seda vastupidi ja küsiks, et kas sina võiksid olla kassi lemmikinimene. Mis tähendab seda, et kui nüüd kassi vaatenurgast vaadata kõiki neid küsimusi, et kas sa võiksid olla kassi lemmikinimene, inimesest lemmikpersoon siis, et kas sa annad oma parima ja kas sa üritad temaga suhelda tema enda keeles, ootuseid ei pane talle peale, annad talle aega omas tempos, rahulikult, sa tead, kuidas temaga mängida, kuidas ta käitub, kuidas ta sellesse perekonda sobitub, mis on tema eripärad, omapärad, nii liigist tulenevalt kui ka siis tema isiklikud omadused nagu meil kõigil. Sest kui sina tead kassidest võimalikult palju, siis kass saab sellest aru ja ta hindab seda, sellepärast et ta saab sinuga paremini suhelda ja sina saad temaga paremini suhelda. Ja see on oluline sellepärast, et kui kass kiindub ja kui ta on stressis, siis ta eeldab, et tema inimene on see turvapaik. Ja kassile tähendab tema inimene turvalisust. Ja turvalisus on väga oluline teema. Kassile on see turvalisus kui selline väga oluline, sest kuigi ta on selline väike kiskja, on tal ikkagi väga palju ohte igal pool. Koerad, teised kassid, inimesed, kui rääkida nüüd inimeste loodud maailmas, siis ka autod, jalgrattad ja nii edasi. Ehk siis turvakohta on kassil väga vaja. Ja kui mõelda veel selle peale, et kuidas see kass sinna perekonda siis sobitub, ja kassid versus koerad, ja siis kui koer suhtub inimesesse kui inimesesse, siis kass suhtub inimesesse kui teise kassi. Ja see tähendab seda, et ta rakendab, ütleme, oma kehakeeles ja oma tegevuses täpselt seda sama kehakeelt, mida ta kasutab teiste kasside puhul. Ja seetõttu ja juba seetõttu peaks seda kehakeele teemat ja tema käitumusi ja muid selliseid omadusi ja teemasid natukene uurima enne kui siis kass adopteerida. Sest see tähendab seda, et on loodud väga head alused sinu ja teie heaks suhteks. Kuidas siis kassid suhtlevad? Ma olen liigitanud nad 3 praegult. Kehakeel on heliline ja ruumiline keel.
kehakeele puhul on siis see, et kui koera ja kassi kehakeel on sarnane, aga liigutuste tähendused võivad olla erinevad. Näiteks pea kõrvale keeramine on koeral üldjuhul alistumine, aga kassi puhul tähendab see agressiivsuse märki, mis jah, et näiteks, et ta ründab, et ta mitte ei kaitse, vaid ta ründab. Ja oluline kasside puhul on teada, et kasside omavaheline suhtlemine toimub pea, kaela ja turja piirkonnas, ehk siis see osa. Ja see on ka natukene seotud tema selle beebi jaaga, et kassi ema tihtipeale just ka ütleme, lakub siit pea pealt ja kaera pealt ja turja piirkonnas ja seda oma beebit siis. See, mismoodi kass seisab, tema kõrvade asend ja kuidas ta oma saba hoiab, see viitab kassi meeleolule ja kavatsustele ning seda peaks oskama mõista. Kassi kehakeelest saab paremini aru siis, kui kõiki neid detaile tervikuna vaadelda, et silmad, kõrvad, saba ja kehahoid. Et tihtipeale me võime panna vale diagnoosi, kui me vaatame ainult silmi või kõrvu või nagu eraldi. Et näiteks kui kass tõmbab seljaküüru ja sirutab jalad välja, siis ta tegelikult ei ründa, vaid ta kaitseb. Et see on selline hirmuäratav poos, kus tavaliselt inimesed mõtlevad, et ta nüüd ründab, tegelikult mitte. Samas võib kass seljaküüru tõmmata ka siis, kui ta tahab suurendada kontakti sõbraliku paitava inimkäega. Ja nendest erinevustest saame me siis aru siis, kui me vaatame seda kogu tervikut. Kasside paitamisel on vaja kassi jälgida. Näiteks, kui kass hakkab saba niimoodi võngutama, siis ta ei soovi, et teda paitatakse ja siis peaks lõpetama oma tegevuse kohe. Ja kassidel on ka erinevad paitamise eelistused. On siis kasse, kelle saba võib õrnalt silitada ja on kasse, kelle puhul seda teha mitte kunagi ei tohi. Ja on kasse, kellele meeldib varvaste silitamine ja on kasse, kellele ei meeldi. Ja need eelistused võivad ajas muutuda, mis ütleme ealised iseärasused ja ka ütleme tervis tuleb sinna mängu. Need võivad muutuda, aga igal juhul kassi eelistusi peab alati austama ja enda soove ei tohi peale suruda. Et ei ole nii, et ma väga tahan kassi silitada, võib-olla juba kaugelt näha, et kass tegelikult seda ei taha ja siis seda tehakse vägivaldselt. Põhimõtteliselt tulemus on ainult see, et võib-olla saate seda kassi paitada, aga kassile te jätate väga ebasümpaatse mulje ja kass mäletab seda pikalt. Kõige väljendusrikkam kehaosa on üldjuhul kassi saba. Näiteks püstine värisev saba, selline on hea meele väljendus ja seda võib tihti tervitamisel näha. Et tihti peale kass siis niimoodi tšah ja siis vaikselt hakkab niimoodi see saba niimoodi võnkuma. Et sellega ta siis ütleb tere, et mul on sind tore näha. Siis on heliline suhtlemine, häälekas ähvardus, näiteks hulgumine enne kaklust, on rahulolu väljendamine, näiteks selline kurin, mida kasutab kassi ema oma poegade kutsumiseks. Siis on näugumine. Näugumine on tähelepanu saamine üldjuhul, kuigi näugumisel on mitmeid tähendusvarjundeid, et täpselt samamoodi nagu lapsevanemad õpivad aru saama, kui beebi nutt tähendab kas siis seda, et kas ta on siis näljane või mähkmed vajavad vahetamist, et sarnaselt sellele
õpivad siis kassiga koos elavad inimesed kassi mõistma, et mida ta siis selle naugumisega täpselt öelda tahab. Ja üldjuhul naugumine kui selline on selline keel, mida kass kasutab inimesega suheldes, et omavahel kassid niimoodi ei näu. Ja siis on nurrumine, mis on tihtipeale kõige selline atraktiivsem keel ja atraktiivsem kassi osa, sest see on midagi väga erilist. Kuigi kassid ei ole ainukesed, kes nurruvad, et nurruvad veel oravad ja elevandid ja leemurid ja teised loomad, aga kassid nurruvad samal sagedusel, millel diiselmootor nurrub. Ja üldjuhul on 26 nurru sekundis, et sellepärast ongi see grrrr. Ja üldjuhul endiselt arvatakse, et nurruv kass on õnnelik kass. Tegelikult see nii ei ole. Jah, tihtipeale nurruv kass on õnnelik kass, aga mitte alati. Ja see juba sellepärast, et nurrumine mõjub hästi kassi luutihedusele ja tervisele. Ehk siis, kui kass tunneb ennast halvasti, kui ta on haavatud või neid ähvardatakse vägivallaga, siis ka kass võib hakata nurruma. Et siin peakski vaatama jällegi seda üldpilti, et siis lihtsalt saab paremini aru selle kassi ka tervislikust olukorrast. Et kui näiteks kass ei ole lubanud teatud kehaosa katsuda ja siis ühel hetkel lubab, aga samal ajal ka nurrub, siis võib siin väikese sellise järelduse teha, et midagi on valesti ja võib-olla peab ka arsti juurde minema. Et seda peaks kõike jälgima. Ja siis on ruumiline, et kuidas siis kass suhtleb üldse maailmaga. Et siis nii-öelda see ruumiline keel. Siin on hea teada, et vurrud aitavad kassil ümbrust tajuda ja vurrud on äärmiselt tundlikud, mistõttu vurrusid ei pea puhastama ja vurre tegelikult niimoodi ei tohiks üldse katsuda, mitte kunagi ei tohi lõigata. Ja vurrud on ka selles suhtes keel, et nad näitavad meeleolu, et kummalgi näopoolel on kassil üldjuhul umbes niimoodi 12 vurru. Ja kui kass on õnnelik ja lõdvestunud, siis on kõik need 24 vurru ka niimoodi lõdvestunud, et ei ole kuidagi niimoodi sellised nagu teravad ja püsti allapoole või ülespoole, nad on nii, nagu nad on, hästi sellised lõdvad ja mõnusad. Nii, kui vurru otsad on suunatud allapoole, siis on kass mingil põhjusel ärevuses, et siin peaks ka seda vaatama nüüd. Kui vurrud on suunatud vastu põski, otstega veidi tahapoole, siis näitab see seda, et ta kas on vihane või millegipärast hirmul. Ja kuna need vurrud on nüüd väga tundlikud, et siis on soovitatav hankida ka selline toidukauss, kuhu tema vurrud täispikkuses ära mahuvad, mitte et ta peaks niimoodi oma toidu kättesaamiseks kitsasse kaussi suruma. See tähendab seda, et see võiks olla selline kas taldrik või ütleme nagu selline avatud ja suurem kauss, sest need vurrud on olulised. Ja et ei tohiks siis sundida kassi väga palju haiget tegema endale, et seda toitu siis kätte saada. Kuidas kassi kohelda? Ära puuduta kassi kogu aeg, ära hoia teda kinni, ära aja teda taga, kass tuleb sinu juurde omaenda valitud ajal. Ja see on üldjuhul põhjus nüüd, miks
miks kassidele lapsed väga palju ei meeldi või siis inimesed, kes tahavad või siis täiskasvanud inimesed, kes tahavad ainult enda, kuidas ma siis ütlen, ainult enda eesmärki saavutada, ehk siis ma tahan kassi silitada, ma silitan kassi, ükskõik mida see kass sellest tegevusest ei arvaks. See ei ole okei ja nii ongi. Ja kõik kassid ei hakkagi kunagi lapsi armastama. See on seotud kassi sotsialiseerimis perioodiga, ehk siis kui ta on väike, et siis teda saab õpetada või et ta on selline paindlikum, aga ei pruugi. Nii et see on ka väga oluline, et kui nüüd on laps või lapsed, et siis lihtsalt peaks varjupaigaga konsulteerima, sest varjupaiga vabatahtlikud puutuvad nende kassidega kõige rohkem kokku. Nad tunnevad neid kassi kõige rohkem ja nad oskavad anda seda informatsiooni, mis sul on vaja, et sa teaksid, et sa valid selle sinu jaoks kõige õigema kassi, kellele läheneda ja teha see kokkukolimise ettepanek. Et kui sulle soovitatakse mingeid kasse, et siis sa saad vaadata nende pealt, et milline kass siis see võiks olla ja siis kass otsustab, et kas sina oled siis okei tema jaoks või siis mitte. Kassid on väga stressialtid ja muutused äratavad neid kahtlust ja juba seepärast on varajases eas kassilapse sotsialiseerimine oluline, mitte siis ainult lastega suhtlemist silmas pidades, vaid nagu üleüldse. Et kas või näiteks see, et kui on ilutulestik, et üldjuhul kassid on tundide kaupa hirmus, väga väheseid kasse tegelikult on sotsialiseeritud sel viisil, et nad leiavad, et see pole mitte midagi. Et siin on turvaline, see, mis seal õues toimub, vahet pole. Aga see ei tule ei sünniga, see ei tule iseenesest, et seda peab harjutama ja õpetama. Nüüd, kassi peab tõstma 2 käega, kõhu venitamine ei ole okei. Ma räägin sellest sellepärast, et ma olen lihtsalt näinud liiga palju inimesi, kes tõstavad kasse täiesti valesti. Ja siis pole ime, et kassil on song ja muud teemad nagu. Et kassi võetakse nagu niimoodi, et üks käsi läheb ilusti vaikselt saba alla ja teine siis niimoodi siia rinnaku peale. Ja kassi saba on väga oluline ja kassi saba ei tohi kunagi kinni hoida või et kassi saba peab saama oma liikumisvabadust väljendada igas asendis, igas olukorras. Ja see on sellepärast, et kassi saba on nagu tüür ja see on ka selline tasakaalu säilitamise abivahend. Ja kui kassil saba kinni hoida, siis mitte sealt tõenäoliselt ei tule tervise häda, vaid ta muutub ka väga ärevaks ja stress on väga kergesti tulema. Ja räägi rahulikult ja vaikselt. Ma toonitan selle uuesti siin üle, et see on see, et kuidas kassi kohelda ja ära kolista, ära tee äkilisi liigutusi. Nüüd mängimise koha pealt mida ma tahan öelda, on see, et mängi õrnalt ning austa kassi meeleolu ja valikuid. Ole valmis mängu lõpetama kohe, kui kass väsib, huvi kaotab või liigselt erutub.
kui koera sotsialiseerimise puhul on preemiaks maiuspala, siis kassi puhul on see kindlasti mäng. Ja ma olen mitmetelt inimeselt kuulnud, et õigemini nad ütlevad mulle, et nad ei oska kassiga mängida. Ega alati ei olegi nii lihtne mängida kassiga, aga peab õppima kassiga mängima. Siin on jällegi kaks asja. Üks on siis tema need liigi omadused ja teine on siis tema enda eripärad, et mida ta eelistab. Üldjuhul on oluline, et kassi mänguasi peaks liikuma nii, nagu kütitav saak liiguks. Hiir, sisalik, lind. Ja lõngajupid on võõrkead, kilisevad mänguasjad ja laserkiir näiteks ei sobi. Ja miks laserkiir ei sobi? See on see, et see on nähtamatu, õigemini mitte nähtamatu, aga tabamatu. Ehk siis ta midagi liigub, aga kass ei saa kunagi kätte seda. Ta ei saa kunagi seda katsuda, ta ei saa seda kunagi kätte. Ja see on inimese jaoks on see väga mõnus mänguasi. Istud lihtsalt ja muudkui vibutad selle laserhiirega, kiirega, aga kassi jaoks on see tegelikult hoopis mitte selline rõõmuallikas, vaid stressiallikas. Sest mäng peaks ikkagi vähendama ärevust, mitte siis juurde seda tooma. Kui kass magab, siis lase tal magada, nii kaua kui ta seda soovib, kas või 15 tundi. Kassi ei tohi kunagi lüüa, ükskõik kui vihane sa ka poleks. Ma pakun, et osad asjad tunduvad sulle väga iseenesest mõistetavad, aga paraku see nii on, et ma olen kokku puutunud nii paljude erinevate inimestega, kelle jaoks kõik need asjad, millest ma räägin, ei ole iseenesest mõistetavad ja sellepärast ma kordan need igaks juhuks ikkagi üle. Kasside tervislik toitumine on väga oluline teema, sest toitumine ei ole ainult toitumine, see on seotud muuhulgas käitumislike ja psühholoogiliste teguritega, bioloogiliste funktsioonidega ja füüsilise aktiivsusega. Ja on oluline meeles pidada, et toiduhügieen ja söömise keskkond võivad teha kassi kas siis tervemaks või siis haigemaks. Tähtis pole ainult see, mida loomult lihasööjale kassile söögiga anda, vaid ka see, kuidas seda teha. Siin peab arvestama toitmist erinevatel eluperioodidel, et kas ta on siis beebi, kas ta on siis 3-aastane, kas ta on siis 8-aastane, 16-aastane ja nii edasi. Üldjuhul on kassile omane süüa vähe ja tihti ning mitte rohkem, kui on ta energiavajadus. See tähendab seda, et kassile ei ole okei anda süüa 1 kord päevas. Pigem on nii, et väikesed portsjonid. Ja kass ei tohi olla söömata üle 6 tunni. Kunagi ma olen mingeid raamatuid lugenud, et ma mäletan, et kusagil mingis raamatus mainiti ära, et kass ei tohi olla söömata üle 24 tunni ja see nüüd ajas on see arusaam muutunud. Ja ma osalesin viimati ühel koolitusel, kus siis oli just üks uuring välja tulnud, kus siis veterinaarid väitsid, et kass ei tohi olla söömata üle 6 tunni. Ja see on otseselt seotud tema selle liigiga. Ehk siis nad mitte ükski kasslane ei kugista sisse üle oma selle tarviduse ja siis seedib, ma ei tea, nädal aega seda. Et sest ta on hästi liikuv, ta on hästi paindlik, ta peab
ta peab ennast kaitsma, ta peab olema valmis järgmiseks rünnakuks, kas siis keegi ründab teda või tema ründab kedagi, et jahi pidamine ja muu selline, et selles suhtes kass ei ole puamadu ja ta ei söö kunagi rohkem kui tema energiavajadus, et ta tunnetab selle ära. Kui kass sööb üle, siis see tähendab seda, et see on tema käitumuslik probleem ja sellega peab lihtsalt, selle ülesöömisega peab lihtsalt, ülesöömisega, millest tuleneb siis tõenäoliselt ka ülekaalulisus, et sellega peab tegelema. Aga see on tema toitumishäire, et see ei ole mingi muu asi. Tavaliselt sööb kass talvel rohkem kui suvel ja õuekass sööb rohkem kui toakass ja vanem kass sööb vähem kui noor. Nii et see, et kui on õuekass ja ta tuleb sisse, tuleb tuppa ja näitab välja, et tal on kõht tühi, siis see, kui keegi arvab, et kass peakski sööma ainult seda, mida ta seal kusagil püüab, et see ka ei ole okei. Et selles suhtes, et kass üldjuhul ikkagi näitab välja seda, et tal on kõht tühi siis, kui tal on ka kõht tühi. Kassile meeldib süüa korrapäraselt, ühes ja samas paigas ning võimalikult samal kellaajal turvalises ja rahulikus õhkkonnas. Ja seda ma siis räägin praegu kodukassi vaatenägust vaadatuna. Ja rahulik õhkkond tähendab ka siis seda, et söövad kassi ei tohi segada, samamoodi nagu siis ka magavat kassi. Et üldjuhul inimestele ka ei meeldi, kui sa sööd ja siis keegi tuleb ütlema, et lähme mängima, sikutatakse varrukas, teeme seda, tule sinna, vaata seda. Ei. Tervise aluseks on ikkagi rahulik söömine ja toidu nautimine. Paljudel kassidel on õigustatud toidueelistused ja ka toitumistingimuste eelistused. Ja ma ütlesin seda õigustatud sellepärast, et kui teie mingil põhjusel arvate, et kass peaks sööma seda, aga kass ütleb, et ma ei söö seda, siis ei ole okei teda kassi nälga jätta või öelda, et sa sööd seda ja muud ma sulle ei anna. Et see pole päris nii. Kui nüüd tõesti ei ole eritoitumine, et kass peab olema mingil põhjusel kas ravitoidul või mingil dieedil, ütleme nagu söömishäire ja ta peab mingit kindlat toitu sööma ja nii on, siis see on natukene teine teema. Et kui näiteks, ma ei tea, pakutakse tuunikala ja kass ütleb, et ma tuunikala ei taha, aga näiteks te teate või saate mingil hetkel teada, et näiteks ta hoopis kanakonservi sööks, siis peaks inimene loobuma selle tuunikala konservi ostmisest. Mitte siis see, et kass peab sööma seda, mida talle antakse. Et see päris nii ei ole. Hea on toitu pakkuda kõrgemal pinnal kui põrand. See on juba hügieeni aspektist lähtuvalt hea ja paljude kasside puhul erinevatel tasapindadel, mis tähendab siis seda, et üks kass võib teise kassi toidu juurest minema ajada näiteks. Et seda ma olen näinud tihtipeale varjupaikades, et samamoodi, et kui ei ole sellist erinevaid tasapindu, et siis kui vähegi võimalik, siis ei pane kõike neid toidukausse ühte kohta, vaid niimoodi erinevatesse ruumi kohtadesse. Et siis on jällegi üks stress vähem kassil. Kassile antav toit peab olema võimalikult värske. Kuna konservtoit ei säili kaua, peaks ülejäänud toitu hoidma külmkapis. Et kas siis taas suletavas mingis mittetoksilises kotis või siis karbis. Ja ära peaks siis viskama ka toidu, mille kass kaussi jätab. Ja selle külmkapiga on selline hästi oluline teema, samamoodi nagu see 6 tundi ei tohi kass söömata olla, et kass eelistab oma toitu toasoojana. See on seotud
selle nagu instinktiga ja selle jah, et sellel toasoojal toidul on see äsja tapetud saagi temperatuur. Et see on üldjuhul kuskil niimoodi 38-40, aga seda 38-40 ei pea kuidagi nagu saavutama, ma ei tea, mikrolaineahjus või kusagil mujal, vaid et see peaks olema toasoe, et kassile ei peaks andma otse külmkapist võetud toitu. Sest jällegi see mõjub üldjuhul kassi tervisele halvasti. Nüüd kausspuhta joogiveega peaks asetsema toidunõudest pisut kaugemal. Ja see on ka seotud sellega, et kass ei joo kunagi seal, kus ta on oma saagi maha tapnud. See on selle loogikaga seotud. Ja hügieenilistel põhjustel peaksid ka toidu- ja veekausid asuma kassi liivakastist kaugemal. Et ei ole nii, et kõik on niimoodi rivis, et siis lihtsalt võtab vähem ruumi ja on inimesele mugavam. Et see ei ole kassi seisukohalt ei ole see okei. Ja osa inimesi väidavad, et kassidele meeldib vaheldusrikas menüü ja ühe kindla toiduga harjutamise asemel soovitatakse pakkuda kassile uusi erinevaid toite. Nüüd mina olen kohanud märkimisväärselt vähe kasse, kes nõustuksid selle väitega, eriti juhul, kui nad juba saavad toiduks midagi, mis nendele väga meeldib. Et kui kassile uut toitu pakkuda, siis seda peab tegema teadlikult ja aeglases tempos ja osade kaupa, ehk siis seal on see reegel, et 25, 50, 75 ehk siis 25 osa uut toitu, ütleme näiteks nädala pärast 50% uut toitu ja siis jälle nädala pärast kuskil 75 uut toitu, ehk siis 75% uut toitu sellest toidu hulgast, kas see on siis näiteks krõbuskid. Et niimoodi kohe otse, et sööme selle paki tühjaks, siis võtame uue paki, mingit seda nagu segu ei ole, 25, 50, 75, siis see võib jällegi tunduda, et kass pirtsutab ja see on ju hea ja miks ta ei taha, aga tegelikult see võib kassile tekitada seedehäireid, puhitusi, kõhulahtisust, mis iganes, et selles suhtes, et ka kassid on väga erinevad ja isegi kui see koostis, kui see toit on väga-väga kvaliteetne, siis see ei tähenda, et ta sellele või teisele kassile sobiks. Ehk siis peab lähtuma individuaalsetest eelistustest ja vajadustest ja nii edasi. Nüüd kassitoite saab jagada kuivaks ja vedelaks toiduks, ehk siis kuivaks krõbuskid ja vedeltoit, konservtoit. Enamik kasse tahab oma menüüsse mõlemat toitu, aga samas iga kass on erinev. Näiteks kass, kellel on mõned hambad eemaldatud, eelistab enamjuhtudel vähem kiulisemat toitu, mis tähendab, et talle sobib kõige paremini see pasteet ja võib-olla väiksemad või ütleme pigem pehmemad sellised krõbuskid. On kasse, kes jäävad oma kindla eelistuse juurde tervislikel või emotsionaalsetel põhjustel ja jällegi kassi arvamust peab aktsepteerima ja sellest lähtuma. Kui kassi eelistused on seotud ta söömishäiretega, peaks lähtuma veterinaari nõuannetest ja vajadusel siis kaasama ka ütleme loomapsühholoogi või midagi sellist. Et see oleneb. Nüüd toortoidust on liikvel mitmeid arvamusi. On veterinaare, kes väidavad, et kassi kõige tasakaalustatum ja liigiomasem toit on toores toit. Ja on veterinaare, kes on veendunud, et ainult liha ja lihasaadused ei ole kassile tasakaalustatud toit ning toores liha ja kala võivad sisaldada erinevaid parasiite, mis siis võivad kassile tekitada kas siis toidumürgistusi või põhimõtteliselt kas siis inimese tervis võib siis ohtu sattuda. Mina olen seisukohal, et ka juhul, kui kassile kodutoitu andja oskab töötada välja vitamiinide, mineraalide ja toitainete poolest tasakaalustatud menüüd, siis võetakse kassile toortoidu andmisega ikkagi suur risk.
ja risk on juba seetõttu, et mõnikord on haigused või soodumused varjatud ja toortoidu söömine võib käivitada midagi, millel on ettearvamatud tagajärjed. Et sest see kassi söömine on nii keeruline teema, et noh, mina isiklikult ei ole nõus nii suurt vastutust võtma, et ma vähemalt praegult ei saaks ise kassile tasakaalustatud menüü valmistamisega hakkama. Sest seal ei ole mitte see, et nagu 10 grammi täpsusega, vaid need asjad peavad olema väga-väga paigas. Nüüd toidust, joogist. Et toidust me oleme rääkinud. Kass saab toiduga enamuse veest, mida ta vajab. Kui kass sööb eelkõige konservtoitu, siis joob ta üldjuhul vähe. Kui kass sööb ka kuitoitu, peab ta rohkem vett jooma. Aga mõlemal juhul peab kassil olema värske joogivesi kogu aeg olemas. Ja kassil võib olla ka joogiveelistus, näiteks mõni kass eelistab jooksvat kraanivett juua, et siis olen näinud sellist varianti, kus on sellised nagu pisikesed sellised purskkaevud, et ongi see, et see vesi niimoodi jookseb seal selle nagu purskkaevu peal. Ja see on ka üks põhjus, miks osad kassid lähevad selle tilkuva kraani juurde või lähevad selle kraani juurde ja üritavad sealt seda vett kätte saada. Nendel lihtsalt meeldib see jooksev vesi rohkem. Kassile ei ole piim mitte jook, vaid toit. See on üks asi, kui rääkida piimast. Teine on see, et kassilapsed peavad jooma emapiima, aga kasvades nad lehmapiima või mingeid muid piimasid ei vaja. See on seotud sellega, et kasvades kaob kassidel ensüüm laktaas, mis aitab seedida laktoosi ehk siis piimasuhkrut. Ja mis tähendab seda, et täiskasvanud kassile on teiste liikide piimad, sealhulgas ka siis taimsed piimad, sobimatud toiduained. Et on levimas arvamus, et iga liik tarbib loomupäraselt oma ema piima ainult väikesena. Ja see on ka üks siis põhjuseks, mille pärast siis mina ei soovita kassile piima ükskõik millisel kujul anda. Isegi siis, kui kassil ei teki kõhulahtisust või mingit muud probleemi, siis võib tekkida ärritatud seede elungonna mingi teema, mis kohe ei avaldu. Ja see võib hiljem väljenduda mingi sellise suurema teemana. Kui ma ütlesin, et see toortoidu teema, et mina sellist tasakaalustatud menüüd kokku ei ole valmis veel panema, sest kass vajab rohkem kui 60 erinevat ainet, et tema organism korralikult funktsioneeriks ning ta peab saama neid õigetes kogustes, et hoida ära mingi toitaine puidujääki või liiasust. Ja see on ka põhjus, miks inimestele mõeldud toidud kassidele ei sobi. Esiteks on inimeste toiduained valmistatud inimeste toitaine vajadust silmas pidades ja kass ei saa kätte just tema jaoks vajalikke toitaineid. Ja teiseks ei ole kassile soolased, vürtsitatud, suitsutatud, magustatud ja praetud toidud tervislikud. Ja osa toite ja toimeained on üldse kassile eluohtlikud. Näiteks et siis kassil ei tohi anda teise liigi toitu, näiteks ka koeratoitu, ega teistele liikidele siis kassitoitu. Et ikkagi kassitoit on kassitoit, koeratoit on koeratoit, papagoitoit on papagoitoit. Ja kui rääkida nüüd eluohtlikuks eluohtlikest toiduainetest, siis üks näiteks on šokolaad ja siis on ka sibul, küüslauk, porru ja murulauk. Et nendes
selles sibulas, küüslaugus, porus ja murulaugus seal on kindlaks tehtud, et need sisaldavad väävlit, mis siis kahjustab kasside punaseid vereliblesid. Nüüd viinamarjad ja rosinad on see kategooria, mis on ka eluohtlikud, aga teadlased ei ole veel selgeks saanud, et miks just viinamarjad ja rosinad siis neerupuudulikkust kassidel põhjustavad. Ja ka kofeiin võib kassile eluohtlik olla. Aga kuidas siis kasside heaolu edendada? Heaolu edendamine tähendab minu meelest näiteks kassi enesekindluse ja eneseusu taastamist, et see on nii-öelda siis nagu üks teraapia osa, siis kassi inimhirmu vähendamist, et samuti üks teraapia osa, ja kehasse jäänud füüsiliste pingete eemaldamist, näiteks lõõgastav massaaž. Ehk siis kassi heaolu ei ole mitte ainult mängimine, ei ole mitte ainult temaga suhtlemine, vaid see on sümbioosina nii vaimne kui siis füüsiline tegevus või siis teraapia ka võib ka nii võtta. Ja mina isiklikult olen juba tegelikult aastaid kasutanud kasside puhul nii nendega suhtlemisel kui siis heaolu edendamisel mõlemad moodi. Olen kasutanud massaaži ja just lõõgastavat massaaži. Ja ma pakun ka teile välja sellised lihtsad massaaživõtted, mida siis igaüks saab kodus teha. Ja seda võib ka koera puhul teha, et see ei ole selline liigispetsiifiline, aga ehk siis, et parendada füüsilist seisundit ja lõõgastada lihaseid ja pakkuda vaimset tasakaalu, ja nagu ma ütlesin, kasside omavaheline suhtlemine toimub pea, see kaela ja turja piirkonnas, siis need lihtsad massaaživõtted ongi pandud paika just neid piirkondi arvestades. Et ehk siis see esimene on siis pea ja sõrmeotstega, et ei ole niimoodi plaks-lagi pähe, sellised tugevad vajutused, ei, hästi õrnalt ja kõige parem on just alustada vähemalt, sest kassidel on omad erinevad sellised vajadused ja et mis nendele meeldib, mis nendele ei meeldi ja seda lihtsalt peab natukene jälgima kassi ja õppima. Aga jah, ütleme, et lihtsalt niimoodi vaikselt mingi 3-4 niimoodi sõrmega niimoodi vaikselt teha. Et siis võib ka lauba pealt niimoodi vaikselt siia niimoodi kuklasse niimoodi siluva liigutusega siis teha. Nii, siis kael ja lõug. Ja siin on siis sõrmeotstega võib seda teha, kaela ja lõuga. Ja siis ka, vabandust, ja ka keskmiste sõrmelülidega. Ja siis lihtsalt niimoodi tehagi. Endalgi on väga hea. Lihtsalt niimoodi või siis niimoodi, et seal on ka see, et mitte vastu karva, vaid siis ilusti pärikarva ja ülevalt siis allapoole niimoodi. Ja siis nii. Ja niimoodi võib sellega ka siia niimoodi kukla taha minna. Ja pea, kael, lõug, see on siis ütleme nagu siis kolmas variant või siis ütleme kolmas faas, et kõigepealt võikski alustada sellest esimesest ja vaadata, et mis kass arvab sellest. Kui kass ei ole harjunud massaažiga, siis ta võib-olla ei arva sellest midagi head. Et ma mäletan, kui ma varjupaigas
kassijaama varjupaigas alustasin massaaži tutvustamisega, et siis osad kassid olid kohe järjekorras, et oi, et mis see on, oi, ma tahan ka, sest nad vaatasid ka teiste kasside puhul, et oi, et see on väga tore, et mis ta seal nurrub. Ja siis härra Pantrik ei mõelnud sellest midagi head, ta ei tahtnud sellest kuuldagi mitte, et tema jaoks oli juba selle nii-öelda nagu tavapärane silitamine juba liiga palju, et ei ole mingit massaaži, ei, mis asja. Aga siis nüüd, veebruar, märts, aprill, ütleme siis 6 kuud hiljem, ta ütleb mulle, et nüüd võiks küll üks massaaž olla ja talle meeldib nii seljamassaaž kui siis muu. Nii. Nii et enne kassi adopteerimist ja täiesti vastutuse võtmist peaks siis lähtuma sellest, et parim kõigile kassidele on turvaline kodu ja armastav perekond. Ja kui sa mõtled kassi adopteerimisele, siis võiksid mõelda ka nendele küsimustele. Näiteks, et miks kass, miks tahad kassile kodu pakkuda ja miks just sellele kassile, kes sulle silma on jäänud. Nüüd ka elumuutused. Kass võib elada 30 aastat. Mis saab kassist, kui tulevad elumuutused? Näiteks kas siis välismaale õppima minek või siis lapse sünd. Siis on teised pereliikmed. Kas kassi adopteerimisega on nõus kõik pereliikmed? Ja allergikud, et kas peres on allergikuid? Mitte vähem oluline ei ole finantsolukord, et kas sa saad kuludega hakkama. Eakohane ja liigiomane kvaliteettoit, toidunõud, pesad ja pleedid, transpordipuur, kassiliiv, liivakast. Liivakasti puhul ma mainiks veel selle olulise teema ära, et liivakast peaks olema pikem kui kassi pikkus koos sabaga. Siis kass mahub ilusti liivakasti ja tal ei ole mingit probleemi ja ta võtab selle tualeti väga lihtsalt omaks. Kui on liiga väike, siis jällegi on see stressiallikas, mis tähendab seda, et ta võib-olla ei lähe nii lihtsalt sinna pissile. Kühvel, kamm, küünte teritamise ja ronimise post, mänguasjad, hambahari ja spetsiaalne kassidele mõeldud hambapasta, esmaabivahendid, kaelarihm ja traksid, kui välja jalutama minna ja regulaarne tervisekontroll, vaktsineerimine, ootamatult loomaarsti juurde minekud. Siis on ka oluline sinu aeg, et kas sul on tahtmist ja aega kassiga tegeleda ja tema eest hoolitseda. Ja hoolitsemine ei ole siis mitte ainult see igapäevane toidu ja joogi andmine ja nõude pesemine ja liivakasti korras hoidmine, vaid ka mängimine, suhtlemine ja õpetamine. Ehk siis kas on tahet ja valmidust olla palju kodus. Oluline on ka see, et sinu kodu võrdub kassi koduga, kassiruumiga, et kui palju on kassi jaoks tegelikult ruumi. Kass vajab, nagu ma ütlesin, juba peidukohta ja valvetorni või sellist maapinnast kõrgemat kohta, et kas sa saad seda pakkuda. Ja kas on tahet ja valmidus tagada ka kassile rahulikku elu ja tema oma ruumi, kus ta saab olla vaikuses ja rahus ja pimedas. Ja ka kas on valmidus tagada kassile stimuleerivat elu. Ehk siis pisikeses korteris ei pruugi olla piisavalt ruumi, et kass end hästi tunneks. Ja kas kass sobib kokku juba olemasolevate loomadega. Ja kassi keskkonnast veel seda, et kas on ohutu, võimalikud ohud, aken, lahtine rõduaken, sellest ma juba rääkisin, sellest
sellest tuulutusaknast. Kemikaalid, toalilled, on väga palju mürgiseid toalilli nagu aloe, asalea, liiliad, kalanhoe, ravimid, niidid, lõngad, salvid, lahtised pliidid, ahjud, pesumasin, avatavad diivanvoodid, valekaelarihm, juhtmed, nööri otsas mänguasjad, avatud WC-pott. Et see kõik võib ohtlik olla. Ja siis on vaja mõelda ka selle peale, et kas toakass, kas õuekass, kas toa ja õuekass, ehk siis selline vabakäigukass. No inimesed on erinevad arvamusel, kas kass peaks olema toakass või õuekass või mõlemat. Minu isiklik arvamus on see, et kassil on liiga palju ohte. Linnas on inimesed, koerad, autod, maal on samuti inimesed, koerad, metsloomad, autod, mistõttu kass peaks olema ja jääma toakassiks. Ja ma võib-olla siis lõpetaks selle siin, et ma käisin eelmisel aastal ühele toredale Tallinna kooli 3. klassi õpilastele ka kassidest rääkimas ja hiljem ma sain tagasisidet ja nad panid ka kirja, et mis nendele meelde jäi. Ja mõned mõtted siis, mõned laste mõtted. Loomadega peab arutama, kas ta tahab sinuga koos koju tulla. See on nüüd siis just räägib seda varjupaiga teemat. Et see ei ole nii, et sa lähed ja võtad, vaid et sa pead tõesti loomadega, sa pead kassiga arutama, kas ta tahab sinuga kaasa tulla, kas sina oled see õige inimene. Kassi ei tohi võtta värvi järgi, et näiteks võtan valge kassi, kuna sobib minu diivaniga. Kassid on erineva iseloomuga. Kassidele ei tohi anda selliseid mänguasju, mis piiskuvad, sest muidu kassid lähevad närvi. Kassi ei tohi võtta kõhu alt sülle, venitad ära. Kass ei tohi magamise ajal segada, las magab, ta ei taha kogu aeg mängida. See oli väga armas, et lastele see meelde jäi. Ja üks väga oluline lause, kassil peab laskma oma elu elada, mitte segada. Kassid on isepäised. Ehk siis tõepoolest, kass ei ole mitte ainult meie jaoks, vaid ta ka on enda jaoks. Ehk siis samamoodi nagu inimesed vajavad oma aega, oma ruumi, oma tegevusi, oma toimetusi, täpselt samamoodi vajavad seda kassid. Ja seetõttu ma väga loodan, et kõik, kes tulevikus, kes praegult või siis tulevikus mõtlevad selle peale, et jah, ma võiksin kassi või siis kasse adopteerida varjupaigast või siis otse tänavalt. Et me kõik mõtleksime selle peale, et kuidas me saaksime veel paremini kassidega suhelda, kuidas me saaksime nende heaolu edendada, kuidas me saaksime kõike seda teha, mida need imelised kassid vajavad ja väärt on igatepidi. Nii et ma tänan ja ma jään ka teie küsimusi ootama.